Tervist sõbrad, kerelihaste harjutusi on erinevaid miljoneid ja see, kas nad üldse kõik vajalikud või üldse efektiivsedki on loomulikult küsitav. Aga selleks, et üldjuhul asja lihtsustada või siis nii-öelda klientidele erinevate kerelihaste valimist ja planeerimist siis lihtsamaks teha, oleme nad üldjuhul kategoriseerinud 4 põhigruppi. Ja selleks on 1 crunch-tüüpi liigutused, kus me siis toome rindkere puusa poole, siis number 2 siis vastupidi crunchile ehk siis seljaharjutused, siis mingisugused pöördeharjutused ja painutused ning siis 4. grupiks olen pannud plangud. Ja esimene kategooria crunch-tüüpi liigutused, kus me siis proovime rindkere vastu koormust puusa poole tuua, pigistame kõhulihaseid kokku ja siis venitame kõhulihaseid niimoodi, et toome rindkere puusast just eemale. Ja see treenibki siis nii-öelda neid six-packi lihaseid just. Ja selleks sobivad igasugused harjutused nagu nii-öelda klassikalised kõhulihased maas ehk siis crunches ja siis loomulikult igasuguste erinevate nurkade all seesama harjutus. Ja siis põlvetõsted näiteks, ehk siis ühe harjutusega me võime tuua rindkere puusa poole, teisega siis nii-öelda puusa rindkere poole. Ehk siis idee poolest need treenivad nii-öelda ülemisi ja alumisi dominantselt kõhulihaseid siis. Ja siis on igasugused masinad, kus siis me saame seda mõlemat liigutust korraga teha, ehk siis mingisugused machine crunchid ja nii edasi. Siis järgmine põhiliigutus või siis grupp on siis vastupidi sellele crunchile ja nendega me treenime selgroo ümber olevaid lihaseid, kõiki alaselga, selgroo sirgestajaid ja nii edasi. Ja siin me üritamegi vastu koormust just selga lükata sirgeks. Ja selleks sobivad siis harjutused nagu näiteks hyperextensions, kodus võib-olla teed bird dogi või mingisuguseid superman'e põrandal. Ja loomulikult treenivad neid lihaseid ka igasugused jõutõmbed ja nii edasi. Need muidugi teevad seda staatiliselt, sest seal sul eriti selgroog ei liigu. Järgmine kategooria on siis igasugused kerepöörded ja siin ongi siis 2 suunas põhimõtteliselt pööramist, loomulikult mõlemale poole, aga siis ühed on sellised nii-öelda pöördetüüpi liigutused nagu näiteks Russian twist ja teised on sellised painutuse tüüpi liigutused nagu näiteks side bends. Ja need on siis mõeldud nii-öelda obliikside treenimiseks ehk siis need kerelihased, mis meil kõik siin ümber on. Ja viimane kategooria on siis plangud ja plangud olen ma eraldi kategooriasse pannud sellepärast, et esiteks plangud on tavaline plank, siis on nii-öelda staatiline harjutus, mis on siis teistsugune stiimul võrreldes siis liikuvate harjutustega. Loomulikult on ka liikuvaid planke ja liikuvad plangud ongi, nad nii-öelda kombineerivad igasuguseid neid erinevaid liigutusi, millest me just enne rääkisime. Eks nad on sellised nii-öelda võib-olla mitte just komboharjutused, aga nad kombineerivad erinevate kerelihaste harjutusi, siis ma arvan, et on mõistlik need eraldi kategooriasse panna. Ja võivadki olla selleks tavaline plank võib-olla küünarnukkidel, kui see on liiga raske, teed planku sirgetel kätel, kui küünarnukkidel on liiga kerge, võib-olla paned küünarnukid natukene kehast kaugemale või siis paned üldse kuskile palli peale, mis tekitab lisaebastabiilsust, saad igasuguseid jalgu kõhu alla tuua, jalgu tõsta ja nii edasi. Võimalusi on väga palju. Ja kuidas siis kõiki neid kerelihaste harjutusi heaks arenguks nii-öelda siis omal nädala lõikes planeerida? Loomulikult, kui sa teed trenni vabade raskustega ja nii edasi, siis juba su kerelihased saavad tööd, aga mõistlik on ikkagist neid nagu kõiki teisi lihaseid ikkagist eraldi juurde treenida. Ja ma soovitakski keskmisel treeni all üldjuhul võtta näiteks mingisugune 2 harjutust igast grupist, teha neid 2 korda nädalas ja sellest üldjuhul piisab selliseks normaalseks kerelihaste arenguks. Ja loomulikult tuleb siin ka ära mainida, et kerelihaste trenni ja kardiot ei ole mõtet omavahel sassi ajada, sest üldjuhul internetis näeb väga palju erinevaid kerelihaste rutiine, mis on pigem kardio kui nii-öelda lihaste arenemine, muidugi lihased arenevad seal ka, aga kui sinu eesmärk on just nii-öelda neid lihaseid tugevdada või kasvatada ja nii edasi, siis on mõistlik püsida sellistes efektiivsemates kordusvahemikes. Ehk siis võib-olla teha harjutus piisavalt raskeks, et sa jõuad seda mingi 5–30 kordust teha, võib-olla ajaga kuskil seal minuti kaupa, sellepärast et kui sa jõuad juba seda mingi 5 minutit järjest teha seda harjutust või jõuad mingi 100 kordust teha, siis ta juba liigub vaikselt sinna kardiotrenni poole. Muidugi nii dramaatiline ei ole, aga üldjuhul lihaste arendamiseks on efektiivsem olla seal natukene madalamal korduste poolel. Ja selline juhis kerelihaste treenimiseks on mul ka kõikidesse treeningkavadesse lisatud. Lisaks saad veel ka selle tasuta tegelikult ka alla laadida. Ma lisan lingi siia video alla ja siis sealt saad selle kerelihaste juhise just endale alla laadida, kus ongi siis nii-öelda 4 kategooriasse need jaotatud. Igal kategoorial on 2 näidet koos pildiga ja lingitud on ka video. Ja siin YouTube'i kontol siinsamas on siis ka kerelihaste playlist, kuhu ma lisan järjest juurde igasuguseid erinevaid kerelihaste harjutusi. Ja loomulikult on ka igasuguste erinevate harjutuste juhised siin olemas. Vot, ma loodan, et sellest oli abi ja rohkem polegi midagi. Edu sõbrad!